räägime sinuga rahast. Okay. Me natuke oleme sellest niimoodi põgusalt üle läinud, otseselt süviti sisse pole läinud, aga mis on sinu vaade raha loomisele ja kuidas seda raha vaadata võiks ja kuidas elada siis täna, nüüd ja praegu niimoodi, et raha oleks rohkem ja pritsiks peale igalt poolt. Ja küsimus on muidugi, kui palju meil seda vaja on, aga see on jälle subjektiivne. No rahaga on tegelikult täpselt samamoodi nagu igas teises valdkonnas. Sa lood raha oma olekuga ja kui sa arvad, et raha on ainult see füüsiline paber või see number sinu kontol, siis see on samamoodi piiratud. Et raha on täpselt samamoodi nagu kõik muu, kas energia, kas vool, kas mingi sagedus, kuidas keegi tahab öelda, vahet ei ole. Et seni, kuni sa ei näe raha füüsilisena, seni kuni sa näed, seni mitte midagi ei muutu. Nii nagu ma ütlesin, et kui sa näed, et raha saab tulla ainult palgast, siis ta tulebki ainult palgast, sest sa muid võimalusi ei näe. Ja raha me loome samamoodi oma olekuga ja sinu see praegune rahaline olukord 3Ds, ma ei tea, ütleme, kas siis igakuine palk või see number sinu palgakontol, see on otsene projektsioon või siis nagu peegeldus sinu suhtumisest rahasse. Huvitaval kombel raha on selline teema, kus on meil siin elus kõige rohkem piiravaid uskumusi ja hirme. Kõige rohkem. Ja mida rohkem neid hirme ja nii-öelda klammerdumisi on seal, siis seda raskem on raha luua kergusega. Sest sa pead hakkama nii palju asju teistmoodi omaks võtma, näiteks nagu elementaarne asi, et kui sa teed mingit makset, sul on uskumus, et raha makstes su kontol väheneb pidevalt. Sa võid vabalt uskuda, et see suureneb või jääb samaks. Sa võid ükskõik mida uskuda, see on sinu võimuses on kõike uskuda ja luua. Ja seal on meil hästi palju hirme, kõigepealt, et kuidas ta tuleb, on ju, siis kui ta tuleb, et hirm, et äkki ära läheb, äkki ei piisa, äkki ei kauaks, äkki ei tule uuesti. Ja rahaga samamoodi nagu eluga, kõik käib üles ja alla, vahepeal peabki vähem tulema, vahel peabki rohkem välja minema, sest kui ta kogu aeg ainult tuleb, saad aru, et see ei ole lihtsalt niimoodi võimalik, ta peab vahepeal välja minema. Selleks, et saaks päev ja hommik tulla, peab vahepeal öö tulema. Kahepoolset hingamist on vaja. Jaa, täpselt. See duaalsus peab olema lihtsalt ja kui sa lased sellest hirmust ja klammerdumisest lahti, siis läheb nagu nii lihtsaks, et aga jah, sa ei tohi näha raha sellise füüsilise vahendina, siis kui sa näed nagu, kui sa samastad ennast inimesena, siis on see samamoodi piiratud. Ja mulle väga meeldib selline metafoor, mida ka Eeva õpetab, et mõtle rahast kui õhust. Kui raha on kui õhk, kui sina hingad, isegi kui sina teed sügavamaid hingetõmbeid kui mina, kas siis mul on õhku vähem, kui sina hingad rohkem? No üldiselt teiega sõltub vist... Okei, sa võid minna päris äärmusesse ka. Sõltub ruumist enne, aga üldiselt teie. Okei. See on juba äärmus, aga selles mõttes, et me kõik hingame ühtemoodi. Ja kui me mitte midagi ei tee, meie kehad ikkagi hingavad ja õhk on kogu aeg meie ümber olemas. Raha on samamoodi lihtsalt mingi vool. See, kui sinu pangakontol näiteks, kuu aega raha ei liigu, ei tule ei sisse ega välja, kas sa tahad öelda, et kellelegi ei tule või? Miljoneid, triljoneid tehinguid tehakse kogu aeg, ilma ühtegi füüsilist raha tähte liigutamata. Ehk siis ta on lihtsalt energia, ta liigub, voolab kogu aeg. Ja see, kui sa hakkad suhtuma, et raha on õhk, kui sa mingi maksu ära teed, see on ülioluline, mis olekuga, sa tead, et sa lood olekuga, mis olekuga sa maksu teed, kas sa lähed krampi, oh my god, ma pidin selle Eesti Energia ära maksma praegu, sest muidu lihtsalt ma ei tea, lültad elektri välja ja nüüd on mul selle, ma ei tea, 50 euri võrra vähem raha kontol. Kui sa sellise olekuga teed, siis sa lood sellist olukorda ja olekut endale veel rohkem juurde. Aga sa saad elektriarvet maksta ka suures tänutundes rahuga. Kujuta ette, sa oled terve kuu aega seda elektrit saanud tarbida ju. Miks sa ei tahaks maksta selle eest, mida sa oled tarbinud? Sa ei maksa ju õhu eest ju. Sa oled seda päriselt ka maksnud, tarbinud ju. Samamoodi telekad, autod, ma ei tea, kütus, no kõik. Et sa saaksid seda keerata täiesti enda kasuks. Ma olen, üks väga hea nipp on näiteks poekassas.
ma olen teinud ka niimoodi, kui ma hakkasin praktiseerima seda, et oli raske nagu raha välja anda, siis ma seisin seni poekassas, ennem seda kaardimakset ära ei viibanud, kui minu sisse tuli rahu selle toiduarve eest. Ma mõnikord seisin seal 10-20 minutit. Okei, mitte nii palju, eks siis oleks juba öeldud või mida iganes, aga kui sa lähed sellesse iseteeninduskassasse, siis kedagi sul selja taga ei ole ja sul ei ole seda survet, on ju, kiiresti teha. Siis võid seista seal. Siis võid seista seal ja seal ongi hea harjutada. Siis vaatad seda hunnikut, mis sa oled ostnud toit, on ju, vaatad seda arvet, ma ei tea, mingi, ütleme, 60 €, mis iganes, on ju, ja sa maksad, sa ei maksa enne, kui sul see tänutunne sisse tuleb, kui see sisemine rahu. Ja usu või mitte, see raha tuleb sulle 3-4 kordselt üsna ruttu tagasi. Ja täiesti imelikest allikatest, nagu sul tulevad need lihtsalt kingitused ja nii edasi. Et jälle see sisemine rahu ja see on nagu iga summa on tegelikult lihtsalt üks erinev sagedus. Ükski summa ei ole suur, väike ja meil on alguses, kui me hakkame neid raha näiteks hirmudest ja uskumustest vabanema, meil on algul mingid nagu lävi või sellised limiidid on nagu ees, et ma ei tea, sa ei kujuta endale ette, et sa hakkad järsku teenima, kui sa oled kogu aeg teeninud 1000 € kuus, sa ei suuda lihtsalt seda ette kujuta, see on niivõrd suur lihtsalt ja meil on nagu mingi lävi ees, aga see järjest tõuseb, kui sa oma nendest hirmudest, hirm on tunne, kui sa järjest rohkem seda tunnet vabastad, siis seda lihtsamaks ta läheb. Kas sinu kogemuselt ja kes sul ümberringi seal sind toetamas on sel teemal, kas raha tulekut või saab kuidagi võimendada ka näiteks, toon nagu näited, ma ei tea, heategevus või annetan või toetan kedagi lihtsalt, sest et tekkis tunne näiteks või ja just nagu see poole, mitte nüüd üdini nagu manipuleerivalt, et nüüd ma lähen ja teen meelega, et saan tagasi, sest et see on juba eos ette jälle see luhtalain katse, kus ma lähen ja ootan, et tuleb kohe tagasi, aga kui mul päriselt tekib tunne, et ma tahan anda ja kas see töötab, kui ma lähen ja annan lihtsalt raha välja niimoodi? Ja, kui sa lähedki tunde pealt, et sul on hea tunne lihtsalt ja sa tahad aidata, siis see alati töötab. Ja kui sa lähed tõesti nii-öelda tagamõttega, et kui mina annan, siis kui ma saan tagasi ka, siis ei tööta. Sest sa lood oma olekuga. Ja kui sinu olek on lihtsalt, et sa tahad teha head, siis tehakse sulle ka hea. Ja, tundepõhiselt siis. Ja, jälle tundepõhiselt. Kõike. Üleeile. Vahet ei ole, ei mäleta enam, üleeile vist. Läksin Viimsisse ja seal oli üks härra, ma näen täna tihti, kui meil seal Viimsi Rimi parkas istub üks härra, müüb oma puuvilju seal enne seda eskalaatorit. Ja siis ta istus seal ja ta oli kuidagi nii kurva näoga, mul tekkis nii kahju hakkas tal, ta oli mingi 7 õuna seal, mis ta müüb, ilmselt mingi taliõunad. Ja läksin üles siis lapse naisega mööda ja siis enne kui ma jõudsin nagu naisele öelda, et ma tahaks talle vist lihtsalt 5 € anda lihtsalt. Siis ta ütles, kuule, ostame õunudelt. Okei, sul on nagu sama mõte ja mul ka, et okei, ma olen valmis nagu 10 andma ära, võtame mis iganes summas neid õunu ja paneme siis 5 lihtsalt nagu peale. Ja siis läksime siin alla ja küsisin talt, palju maksab ja siis oligi 3 õuna oli 5 €, jõhker hind mõne mõttes on. Mõne mõttes ongi jõhker jabu rind, aga mul oli hea tunne, võtsin need 3 õuna ära, karbi jätsin ka talle ja andsin talle 5 peale veel, tema nägu läks nagu täiega särama. Ja minus tekkis nii tunne, laps ütles ka autos, et nii tore, et me saime talle aidata ja andsime talle 10 €. Et see võis tema kogemuseks ja reaalsuse kogemus jälle olla nagu muutuv hetk. Ja see ei pruugi talle miljoniriks teha kohe, et täna on sõida Porschega, aga see aitas teda väga palju sel hetkel. Ta sai nagu 2 korda rohkem raha, kui ta õuntest küsis ja samas tal jäi veel üks kogus õunu alles, siis ma andsin lihtsalt 5 peale, võtnud ta topelt õunu ära. Et saab uuesti müüa, kui tahab. Aga jah, see tuli lihtsalt tunde pealt, tunne, et ma tahaks nagu anda, toetada. Ta sai sama kogemuse, kui sina said selle YouTube'i kingituse eest. Täpselt sama. Sa korra mainisid ka seda, et miks enamik inimesi ei suuda raha elus tekitada. Kuigi nad soovivad tegelikult, me kõik tegelikult soovime kergust, küllust ja rikkust ja kõike seda, mis siin raha võimaldab meile, aga peale hirmu, et saab otsa või et ma ei tea, ma ei oska seda luua või siis peale hirmu on siis see poole, ma ei näe neid võimalikkuseid, kus see raha võib tulla. Mis on veel see takistus, millega me tegelikult kinni hoiame seda või ei lase nagu voolata selle seal? No põhiline takistus on see, et me ajame raha taga.
ja me ajame taga, põhjuseks on hirm, eks ju, ta saab otsa või on vähe, mis iganes, ja kõik see, mida sa taga ajad, see lükkub sinust järjest eemale. Sest tagaajamine tähendab seda, et sul praegu ei ole, sa oled puuduses, puudus loob rohkem puudust, see tekitab veel rohkem pinget, veel rohkem hirme ja see ongi selline surnud ring, nagu oravrattas lased. Aga ettevõtjad, investorid, nemad ju, mul on nagu hästi, see on hästi vastuoluline teema ja ma olen seda elukaaslasega arutanud ka, et aga on ju inimesi, kes konkreetselt lähevad tegema raha pärast. Seal ei ole mingit väärtuse loomise soovi, seal pole mingit altruistlikud maailma päästmise soovi, nad lähevad selleks, et näeb, ma tahan, siin on valdkond, siin on praegu hype, siin on trend, ma tahan rongiga kaasa minna, ma tahan pappi teenida. Ja üldiselt investeerid selleks, et teenida raha, ma ei investeeri ainult selle jaoks, et mul on hullult põnev vaadata numbreid, neid on vähe, kes on nagu fanatid. Ja ettevõtlus sa teed ka ikkagi, et ettevõtte kui kontseptsiooni ju mõte on see, et ettevõte oleks kasumlik, mitte ma teen seda lihtsalt sellepärast, et see on kahjulik. Aga kus siis nagu nüüd see koht siis nagu erandina välja tuleb? Ma tegelikult lähen ettevõtlust tegema selleks, et mul oleks rohkem raha. Nii, aga miks sa raha tahad? Miks sa tahad rohkem raha? Parem elu oleks, parem kvaliteet. Exactly. Tegelikult ei ole tulemus raha. Tegelikult on see, et sa ajad taga mingit tunnet. Õnnetunnet, rahutunnet, armastust, mis iganes. Sa teenid raha ainult sellele eesmärgil, et ennast kuidagi tunda. Kas ma ei tea, selles kodus hästi, uues autos hästi, ma ei tea, rikkal reisil hästi, mis iganes. Me tegelikult teeme kõike mingi tunde pärast. Tagada tulevikku endale, mis iganes. Ja, aga seda sama tunnet saad sa tunda ka praegu. Ja kui sa suudad ette kujutada, kuidas sa ennast tunneksid, oletame, et see unistus on 1 miljon on kontol. Nii. Või see Porsche või see maja, mis iganes. Kui sa suudad täna ette kujutada, kuidas sa ennast tunned siis, kui see asi on käes ja tuua see tunne siia tänasesse sinusse, selle auto ja selle naise ja selle majaga, siis see on kergusega loomine. Seni, kuni sa ajad taga raha selleks, et tunda ennast hästi, seni on see kogu aeg sinust eemal. Ja kui palju inimesi on saanud selle raha kätte, aga ikka ei tunne seda tunnet, siis mis point sellel on? Kui sa ei tunne lõpuks seda tunnet, mida sa tahtsid, sest enamikel on niimoodi, et kui see hirm raha ära kaob, kui see hirm ei ole tegelikult ikkagi kadunud või lahustatud, siis kui sa selle raha kätte saad, tekib uus hirm. Äkki keegi võtab ära, sa pead hakkama seda kaitsma ja see ei ole ju ikka see, mida sa tahad. Sest tegelikult ükskõik kui palju sa raha tahad, sa tahad ainult raha millegi jaoks. Kui sa tahaksid raha ainult selle paberi tüki pärast, sorry, aga ma ei usu seda. Siis mida sa selle paberitükiga teeksid? Jah, ei, kindlasti on ikka, kes sa tahad selle rahaga midagi luua. Ikka tahad midagi luua, just. Ja ostad ainult selleks, et kuidagi ennast tunda. Nii. Ja kui sa ei tunne seda ja kui sa oled selle raha kokku kraapinud ja sa ei tunne sellest rõõmu, mis point seal siis on? Ehk siis me jõuame vastuseni ikkagi selle näitena, et ka need inimesed, kes lähevad tegema asju puhtalt raha pärast näiliselt justkui või nagu rahalisel eesmärgil, siis ärilisel eesmärgil, siis ikkagi nende taustal on see, et nad tegelikult soovivad endale luua oma ellu mingi kvaliteeti. Ikka. Ja kindlasti on ikka, kes lähevad lihtsalt selleks, et ma tahan näha kontonumbril 9-0 ja ma tahan magada madratseid, mis on kaetud rahaühikutega. Ja, kui see on tõesti see kogemus, mida sinu hing ihkab, näha ainult neid nulle korraks, siis usu mind, sa varem või hiljem saad need nullid ja väga kiirelt ka kaovad need nullid. Sest see oligi see, mida sa tahtsid, sa said selle ära kogemuse ja see kogemus kaob ära. Mis veel raha kohta öelda on? Tahad sa midagi raha kohta äkki veel lisada või mingit, ma on sulle anda, alati küsitakse mult siit nagu privaatsete sõnumite alt ja mõnikord kommentaariumis kirjutatakse ka, et midagi praktilist. Kas on midagi anda, mis... Okei. Üks väga hea harjutus on selline, et kui sa nüüd juba tead või oled omaks võtnud või võtmas, et sa lood oma olekuga. Ja oletame, et su eesmärgiks või unistuseks ongi, ütleme, ma ei tea, see 1 miljonit või 10 miljonit, vahet ei ole, mis summa see on. Siis kuidas olla täna
selles hetkes, selles olekus, et mul juba on see 10 miljonit, siis ma pean ju olema selles olekus, et mul juba kõik on, ma ei vaja mitte midagi. Põhiline olek, et raha luua on see, et sa ei vaja mitte midagi, sest see, mida sa vajad, seda sa ei saa, seda sa hakkad taga ajama, eks ju, seda me juba rääkisime. Kuidas olla täna selles olekus, et ma ei vaja mitte midagi, et mul on see 10 miljonit, kui tegelikult kontol on 10 euri. Siis on üks väga hea harjutus, mida sa võiksid teha näiteks, ma ei tea, tee algul nädal, ideaalis 2 nädalat. Kujuta endale ette, et sa võitsid eile õhtul või näiteks vana aasta õhtul, võitsid lotoga 10 miljonit. Kuna see on niivõrd suur summa, siis pangal läheb või Eesti Lotol, kellel iganes, läheb selle raha konkreetselt sinu kontole kandmiseks natukene aega. Kujuta ette, et selleks läheb näiteks 2 nädalat. Sa tead täna, et sul juba on see 10 miljonit, aga sa ei näe veel oma kontol. Sa võid minna, logid sisse, sa ei näe ainult 10 euri, sest sa tead, et pangal läheb aega, pank teatas sulle. Selleks läheb 2 nädalat. Ja ela nüüd 2 nädalat sellises olekus. Nagu sa tead, et see raha laekub. Ja et sa tead, et sul juba on see raha, aga sa ei saa veel täna kasutada. Aga sa võid juba kõike plaane teha, mida sa tahad. Ja sa saad selle 2 nädalaga selle tunde kätte. Okei, kui sa lähed ikkagi poodi toitu ostma ja kukud jälle sellesse, et ma ei tea, vaatad neid kollaseid hindu ja mis iganes, et kui sul oleks 10 miljonit, ilmselgelt sa ei vaataks neid kollaseid hindu, siis teadvusta kohe, jälle ma hakkasin nagu odavat hinda vaatama ja sa saad seda ära muuta. Muidugi, kui sa läksidki näiteks, ma ei tea, Raama margariini ostma ja täna ongi ta kollase soodushinnaga, loomulikult sa ostad selle, sest see on lausa boonus, eks ju. Aga mitte sellepärast, et sa tahtsid Raamat, aga kõrval on, ma ei tea, Voimiks on odavam, ma võtan Voimiksi, kuigi sa ihkasid seda Raamat, siis see on ikkagi odavama hinna vaatamine. Ja proovi olla see nädal või 2 sellise teadmise, sellise olekuga, sellise konkreetselt vaba olekuga, et sul on kohe on see 10 miljonit kontol. Ja sa võid absoluutselt juba kõike lubada, kõike planeerida ja sa ei saa täna veel ära osta seda reisi, sest raha ei ole veel laekunud, aga sa võid juba minna vaadata, ma ei tea, Maldiivid 2 kuud, mis iganes. Planeerida võid. Planeerida võid, saad aru. Sa võid kõike, sa võid KV-st oma maja välja valida, sa võid salongis juba autoga proovisõidu ära teha, see ei võta raha, on ju. Ja ela 2 nädalat selle teadmisega ja sa vaata, kuidas see elu muutub, nagu kardinaalselt. Ja niimoodi sa saad kõikide asjadega teha. Oletame, et sa oled praegu üksik ja otsad suhet. Siis näiteks, ma ei tea, sa võid ette kujutada, et te juba kohtusite verbaalselt, näiteks, ma ei tea, kuskil, ma ei tea, näiteks Tinderis või mis iganes, aga kokku saate või näiteks abielluta alles 2 nädala pärast. Ja sa võid elada juba 2 nädalat selle teadmisega, et sul on ideaalne kaasa olemas. Täpselt sama, ma ei tea, uue autoga, uue tööga. Oletame, et sa käisid juba kandideerimas ära, firma vastas sulle, jah, me valisime teid välja, aga reaalne töö algab 2 nädala pärast. Ja sa käid ringi 2 nädalat selle teadmisega, et sa oled Eesti Panga president. No mis iganes unistus on, eks ju. Ja sa ei kujuta ette, kuidas see elu muutub. Jah, sest et jõuamegi sinna, et seda tunnet tavaliselt kogevad inimesed siis, kui see olukord on nagu käes, nad päriselt juhtubki, aga nüüd sa tood see sama asja, millest rääkisime saate algus ka, et ela täna juba nii, nagu sul see oleks, kuigi ta ei ole. See on see, ta mõne mõttes on nagu selline self-deception ehk enesepettus, aga ta on see mõttes nagu malbem, mängulisem läbi sellise visualiseerimise ja tunnetusliku poole. Need, kes usuvad, et universum on see, kes kõik asjad meile toob, no mitte meie enda kõrgem mina, eks ju, siis universum ei tee vahet, kas sa unistad või see on päriselt. Ja mida rohkem sa oma olekuga oled selline, nagu sa tahaksid olla, juba nagu see uus identiteet nii-öelda, uus sina, ma ei tea, uus amet, uus rahakott, siis see lihtsalt peab materialiseeruma, sest kogu see väli siin on meie sisemise oleku projektsioon. Ja see lihtsalt teeb nii palju asja lihtsamalt. Kui ma mõtlen, et okei, niisama mõtlen, et ma saan 2 nädala pärast 10 miljonit, siis mul hakkab 1 miljon lugu peas. See pole võimalik, minuga ei juhtu, ma vaatan praegu üldse ei olegi sellist summat Eesti Lotol välja, saad aru, kõik hakkab tööle. Aga kui sa kujutad ette, et see on juba juhtunud, aga lihtsalt laekub 2 nädala pärast, see on palju lihtsam. Selline harjutus. Ja tänu sellele harjutusele võivad ka need tähed joonduda niimoodi, et võib-olla tekibki see loto sinna lambist juurde, kus ongi see 10 miljonit võidusumma. Täpselt. Lõpusõnad.
Ja kas on midagi jäänud ütlemata, rääkimata, mida oleks pidanud siin saates täna rääkima? No võib-olla mainiks veel natuke seda kohalolu, et ja kõik see mineviku parandamine ja tuleviku unistamine, et kõik see on nagu ilus, aga tegelikult terve elu toimub ainult praegu siin ja praegu. Ja ükskõik, mida sa oled mõelnud, et see on see, mida sa tahad, siis kui see sind täna ikkagi ei tõmba seesmiselt, pane ta korraks kõrvale. Võib-olla ei ole selle aeg praegu. Ja tee seda, nagu tunneta ära, mis sind praegu tõmbab. Et kui minul praegu tõesti tõmbab see reisimine, ma täiega lihtsalt reisin, seni kuni see mind enam ei tõmba. Et rohkem inimesed võiksid, ma ei tea, usaldada oma sisetunnet või tunda seda tõmmet, et kuhu ikka tõmbab või kui mõni raamat kõnetab või mõni koolitus tõmbab, no mine sinna, kui ta tõmbab. Sealt tuleb võib-olla uus inimene, võib-olla see koolituse materjal ei olnudki mõeldud sinu jaoks, aga sa istud kõrvale kellegile ja sellest saab su, ma ei tea, parim sõbranna või mis iganes. Et märgake rohkem seda kohalolu ja laske nendel tunnetel olla ja ei ole häid ja halbu olukordi. Kõik juhtub sinu jaoks ja kui sa suudad uskuda, et sina ikka oled see, kes istub ja juhib su elu seal arvuti taga, siis sa tead, et ükskõik kui sügavale sa kukud, et see kõik on vajalik. Et selline ärge kontrollige nii igat seda sammu, et see kõik kuidas, et see on täiesti ebaoluline, kuidas midagi juhtub. Et lihtsalt usaldada rohkem elu, et kõik, mis tuleb, on hea ja vajalik. Uskuda rohkem sellesse, et võimatu on võimalik. Seda muidugi. Ja mitte nagu võib-olla, ma saan aru, inimeste jaoks tekitab see võimatu sõna juba sellise, et näed, see ongi võimatu on võimalik, aga just see pool, et sa ise tegid üldse sama asja, ma olen ise näinud viimase paari aasta jooksul üha rohkem nagu rahti rullumas, et ma ei pruugi alati teada, kuidas mingi asi juhtub ja teinekord, kui asjad juhtuvad, siis ma imestan, et nii saab ka. Poleks osanud ealeski ette mõelda oma mõistusega välja seda varianti, kuidas see läks. Aga ta läks nii, nagu ma tegelikult tahtsin. Ja paremini, mõnikord isegi nagu ütles ka. Nii et ärge piirake enda perspektiivi ega elu ega maailma sellega, et kui see, mis sinu peas täna võimalik on, et see on ainukene viis, neid variante on veel 100 miljoneid, aga need ei tule, kus ise takistad. Ehk kinni hoiad sellest, mis on võimalik. Jane, ma tänan sind selle vestluse eest 2 tundi ja 6 minutit saab kohe täis. Aeg lendas. Ja ma tänan ka sind, hea kuulaja, vaataja, kui sul vähegi huvi on ja sind kõnetas mõni nendest võimalusest, mis sulle täna lauale siia loodi, mida siis Jane siin pakkus. Ole hea, kasuta võimalust, need ongi selleks sulle siin. Ja too üks uus kuulaja, ega sa muud teha ei saagi. Mul on see 2026 aasta soov jõuda 10 000 subscriberi nupuvajutuseni. Me oleme 4000 juures, nii et anname tuld. See on tehtav, kui sina oled selles mängus ka sees. Ja kohtume ka järgmises podcastis. Ja, aitäh sulle ka ja aitäh kuulajale. Tšau.